No nii, Gamer Nation, siin on toimunud Mainer 2010 ning täna teeme siis review Citroseptile. Nimelt olen viimati jäänud külmetuse haigeks ning mul on soovitatud võtta Citrosepti. Täna proovime siis terve klaasitäie ja ütleme, kuidas on. Citrosept on siis kreibi ekstrakt ja ta on väga kange. Aga paneme siis klaasi täis ja siin on teile timelapse. Everything I'm doing is a better than you. Everything I'm doing is a better than you. Yeah, broke that line. As a part of it. Say they spy. As a part of it. Been my car. As a part of it. But they die. As a part of it. Nii, aga siin on mul siis terve klaasitäis Citrosepti, et ikka maksimaalselt saaks proovida. Ja noh, ega midagi, terve klaas korraga alla ja proovime. See on ekstreemselt see on ekstreemselt kibe ja väga mõru. No maitse mulle isegi mõnes mõttes meeldib ausalt, ta on siuke kõva mehe värk. Siukse klaasi alla paned, siis on päevaks valmis. Siis oled kõva mees, siis oled õige mees. Hullem kui Kalle oli. Aga mulle meeldivad mõrudad ja kibedad asjad, et nagu sellised asjad mulle tavaliselt meeldivad ja see on ka päris hea. Nats tugev on, aga täitsa hea. Maitse ütleks selline 80 isegi, jah, 80 ma arvan, päris hea värk. Okei, tere, siin on jälle Diamond Miner 2010 ning ma pean teile kõigile ütlema, et te jumala eest kodus seda asja ei teeks. Palun ärge jooge ära tervet klaasi Citrosepti. Ma jõudsin just tagasi siis EMO-st, nimelt mul hakkas kõht väga palju valutama, siis mul läks kõht lahti ja siis ma oksendasin ka, ma tegin mõlemad korraga ja siis mind viidi EMO-sse, aga siis ma rohkem ei mäleta, sest et mul nagu, ma ei tea, ma vist minestasin ära, ma rohkem igatahes ei mäleta. Ja siis kui ma tagasi tulin, siis vanemad olid nagu ütlesid, ma ei tohi teha niimoodi ja nagu olid nagu kuidagi nagu vihased, aga samas nad nagu näidanud nagu viha välja, nagu kuidagi olid nagu sellised imelikud. Aga jah, põhimõtteliselt palun ärge tehke seda, sest ma guugeldasin ka ja tegelikult ei tohi Citrosepti nii palju juua, et see võib isegi olla eluohtlik ja see on väga halb seedesüsteemile ja kõht läheb lahti ja saad toiumürgituse põhimõtteliselt. Ühesõnaga, maitse oli siis päris hea, aga tagajärjed kohe kindlasti mitte, seega kokku võttes 20 siis ärge tehke seda.